Ka siis, kui ruumi on kogunenud palju rahvast, kuid seal on endiselt ülimalt mõnus olla ja vestelda, on ilmselgelt tegu hea akustikaga ruumiga. Kes meist poleks täheldanud, et näiteks mõnes restoranis ei ole üldse nii mõnus juttu rääkida, lärm justkui võimendub, toidunõud lausa kolisevad või kes poleks olnud häiritud lärmi pärast, mis tuleb kõrvalruumist. Vaatame nüüd, kuidas on suure kontorikeskkonna akustikaprobleemid neutraliseerinud sisekujundaja Alessia Kovalenko. Eesmärk oli teha selline õdus, hea akustikaga, hubane inimestele sõbralik kontor, kus nad saavad ennast tunda nagu kodus. Et see akustika on väga tähtis sellist suurtes kollektiivides. Asi ei tohi kajada. Et kui inimesed omavahel suhtlevad, teevad hästi palju koosolekuid, teised ei pea sellest kuulama, et see ei tohi häirida seda tööd, mis nad teevad. Sellepärast saigi kasutada, et igal pool panime ikkagi vaipas, on selline põhiline element akustikas. Siis sai jälgitud lagede akustika, kus kasutasime hästi perforeeritud laed. Vaibad olid tegelikult kokku miksitud, üks oli tavalisem plaatvaip, hallid, sinised ja punased toonid ja teine oli selline muru moodi ja kolmas oli täitsa muru. Et päris lahedad kombineeritud, erinevad ruumid näevad erinevalt välja, aga üldiselt see on nagu tervik. Vaip ongi selline heli neelav materjal, et pehme, et summutab lihtsalt soundi ära ja ongi kõige lihtsam viis tegeleda akustikaga, et mitte panna mingid kõlavad materjalid, näiteks PVC või jätta betoonpõrandad. Suurte ruumide puhul, et vaibad peavad olema ülemalt kvaliteetsed ja kindlasti ma ei kasutaks rullvaiba, vaid seda plaatvaiba, sest kui midagi läheb maha, saad kogu aeg seda ruudukest ära vahetada ja selle vaiba puhul on väga hea see kõik olemas. Muro on kasutatud ka päris kvaliteetse tootja poolt, et sellega ei juhtu midagi, et ei kortsuta, ei vaju ja see muro on väga hea helineelaja ka. Lagedega oli meil ka päris palju tööd, me ei tahtnud teha tavalist kontorit lage, kus on ruudustik ja odav võte, et see mõjub natukene kõle ja silmale mitte meeldiv materjal minu meelest, et saime kasutada kipsi ja betooni miksida omavahel, aga seal, kus oli akustika väga tähtis, me kasutasime Küproki kipsplaate perforeeritud, mis on väga hea akustiline materjal. Akustika teemaga võiks nagu kergelt libestada, et näiteks kui sa ei arvesta ustega, et samuti uksed peavad olema väga kvaliteetsed, kui sa paned popist ukse, et õhukest kõik kostab. Meil on enamus kasutatud kindlasti need klaasuksed, suured uksed, aga sellist ruumidest nagu vetsud ja sellised intiimsemad ruumid, pesemisruumid, seal on kasutatud puidust uksed, täispuidust uksed heade tihenditega, mis valmistab arugrupp. Uksi saab tellida mis iganes värvi, aga meie värvivalik tingis täiesti korporatiivvärvidest. Tellija soov oli ka, et see keskkond peab olema hea akustikaga ja oligi mõeldud hästi palju abivahendid, mis neelavad seda heli, et kui sa tuled sinna sisse kontorisse, sa ei kuule kedagi, aga tegelikult inimesi on palju, 1500 ruutu, kõik räägivad, helistavad, arvutid, tegemised, aga seda asja sai lahendada lihtsate vahenditega, et me kasutasime näiteks üks standarditoode olemas, heli neelavad puupaneelid, mis saab tõsta igale nurka, need samuti jaotavad. Need on vildist tehtud, paksud, nad on funktsionaalsed. Samuti kasutasime borgetool, mis näevad nagu majad välja, kui inimesed sinna sisse istuvad ja räägivad telefoniga, siis teised ei kuule. Ja samuti seda inimest ei näe lihtsalt, et seal üldse keegi istub. Helipaneelid seinast olid Derivko logost meekärg. Neid said ise joonistatud, nii nagu soovisid, ise paksused määrata, ise materjalid, aga mööblitegija
tegi nii head tööd ja siis pärast paigaldas seina peale vastavalt meie joonistele. Ja siis need paneelid on praktiliselt igas ruumis, neelavad seda heli ja see keskkond on väga vaikne, inimesed saavad kontsentreerida oma tööle, oma tegevusele ja ei sega üksteist. Pehme mööbli tootja ja paneelide tootja oli Sofa Meistrit, nad teostasid täpselt kõik asjad meie jooniste järgi.